Jõudsime oma ööbimiskohta. Oi, ma ei tohi oma pead ära lüüa. Jõudsime lennujaamast välja ja sõidame bussiga Centro Ciudad ehk siis kesklinna. 13 kraadi on ja siis peame võtma teise bussi ümber istuma. Ja tunnike bussisõitu on läbi ja nüüd me peame veel 10 minutit jalutama ja siis me olemegi juba oma ööbimiskohas ja ma arvan, teil on väga põnev näha, kus me ööbime. Google Maps näitas meile täiesti teist teed ja nüüd me käime kuskilt treppidest üles. See sein on väga ägedalt ehitatud. Jõudsime oma ööbimiskohta. Kohe näitan teile, kus me oleme. Tada! Kas see on tuttav? Peatume eluga Hispaanias. Mis on külalis? Guesthouse? Külaliskorter? Saan teha teile tuuri ka kohe. Selline tore väike sissepääs. Siin saab keegi tööd teha, aga meie ei tulnud tööd tegema, me tulime puhkama. Ülariided, peegel. Lähme vaatame treppidest alla. Meie väike elutuba, söögituba, mega ilus maal. See lühter on palju suurem, kui ma arvasin. Pildi pealt see ei tundu üldse nii suur. Reaalsuses see on vist mingi 140 senti pikk. Mulle tundub. Väike diivaninurgake. Madis puhkab. Peale väsitavaid treppe. Kööginurgake. Tolmuimeja on ka väga tore. Ma mõtlesin selle peale. Külmkaap. Ja siit on uued trepid. Ma ei olegi siit käinud veel. Siit peaks välja saama. Meie väike isiklik rõdu. Pärast tšekkame seda ka. Ja seal saab magada. Väga äge. Cool, perfektne, tegelikult siin vist saab 4 ööbida. Ja nad leidsid isegi meile lapsevoodi, mis ma olin tegelikult täiesti valmis. Et me magame kõik koos ühes voodis, aga see on idekas. Ja siin on pesuruum. Ja vaatan, siin me saame vannitada oma beebid. Ma küsisin pesupesemise kohta ka. Saame pesu pesta nad siis mingi hetk, kui meil on vaja, siis saab. Lähme vaatame, täna on pühapäev, nii et poed on kinni. Samas seal nägime küll mingid toidukohad olid avatud, nii et võib-olla saame mingi ampsu. Ütle uuesti. Oleks vist võinud võtta mingi jaki kaasa. Tegelikult ei ole küll. Aga... Me tulime ikka suvitama ja me tulime maagasse, me tulime sooja riiki. Ja tegelikult on soe ja ma väga naudin seda ilma, mis praegult on. 15 kraadi on. Eestis on mingi äkki heal juhul 2 ja mingi lund ja lörtsi sajab. Öösiti 0 kraadi. Et väga mõnna on. Eestis võiks ka olla rohkem sellist ilma, kus on soe, sügis, kevad ilm ja vihma ei saja. Ja ei oleks korine. Jah, just täpselt. Aga meil siin nagu jah, meil ei ole nagu mingi meeletult soojasi riideid kaasas. Mul on selline nagu, siin on jõhkrad, terve tee oleme lihtsalt alla mäge tulnud, on ju. Ja see, kus me ööbime on ka mäe peal. Ja kuidas inimesed, kes on mingi ratastoolis või disabled, kuidas nad elavad siin, sest siin ei ole absoluutselt liikumisvõimalust sellistele inimestele. Oled rahul? Ma veel ei tea midagi, mul on tervis. Me tulime esimesse tee äärsesse kohta ja Madis taatiski tulla sellistesse kohtadesse, kus keelt ei räägita ja menüü on ainult kohalikus keeles. Ma saan natuke hispaania keelest aru, aga mitte piisavalt. Kindlasti tellisime kala, neid. Ma arvan, need on idekad. Ühed friikad ja siis minu meelest ühe mingisuguse nagu saia koos šraumaga. Ma arvan, see on 2 peale super juba. Baklažaan frititud ja siis need kalad ja siis mingisuguse saia peaksime ka saama. Ma arvan, see on suht hea. Ma ei tea, mis me maksame selle eest, aga näeb hea välja. Ma tahan neid kalu. Tuli selline, see on pooleks lõigatud ka. Sama suur kui mu käsi.
tulime mingisugusesse esimesse hiinakasse, sest pühapäevati on poed kinni, aga siin on nii äge valik asju. Nii et me vaatame midagi veel õhtuks endale. Siin on näiteks cooked salted duck egg. Väga äge. Siin on ka mingi pudipadi nurk, aga see meid hetkel ei huvita. Käisime siis mingi hiinakas, meil läks kokku 14 euri. Ja vaatame siis üle. Täna on õhtusöök. Madisel on kimchi nuudlid. Proovisime võtta midagi, mida me ei ole Eestis näinud. Näita neid. Ühe korra jõuludeks keegi kinkis Madisele mingid sarnaseid. Vürtsikad näevad välja nagu lilleõievarred, mis on kuskil sodises. See ei ole liha, on liha või? Ei, ma ei tea, mis on liha. Koeraliha. Mina võtsin sellised. Magusaks snäkiks tuli üks mango mochi jäätis. Ja võtsin endale sellise. Teeme kohe teist testi ka sellele. Aha, äge, see kõrs käib kokku. Ops. Ja teeme esimene emotsioon. Sitaks magus. Siin on mingi, nagu mitte boba, aga mingid tärretsetükid, mis on siis ilmselt selle maitsega. Ta on nagu väga lahja jogurt, mida me Eestis paneme endale müsli peale. Oot, ja hästi suhkrune. Teeme sellel ka, sest teistest jääre, siis ma panen need tagasi. Tahaks päris mangot. Noh, ma ei tea. Ma ei oska midagi arvata neist, aga ma arvan, söödud nad saavad. Anyways, see oli meie väike haul. Nüüd me puhkame natuke üksteisest. Olen praegu siin üleval. Siin on suht suur voodi. Saab lapse panna tegelikult sinna nurka ja siis kaardina ette tõmmata pimedaks. Siis lähme siit alla. Aja! Astusin mingi voodipesu jupi peale. Siis siin on rõdu, praegult on päike. Ai vaadet. Mega vaade. Tipptase. Madis ei lubanud filmida, sest ei no, mis sa filmid? See ei ole midagi põnevat, aga inimesed tahavad näha kirmleid. Ainuke pood, mis oli eile lahti, oli mingi hiinakas. Ja. Täna hommikul süke hea tudengiine. Ja tal oli seal täitsa päris kimchi kaasas. Jah. Ja näidata pimedas ja ma hakkan seda sööma. Nuudlid siis näevad sellised välja. Mis see kell on? Kell on 9 läbi midagi. Ja tulime vanalinna sööma. Ja ma olen mega väsinud, Madis peksis mind kodust välja, ma oleks tahtnud kodus veel olla. Selline purustatud tomat, singi juustuvõiku ja siis me läheme edasi, vaatame, meil on tegelikult plaanis jõuda täna poodi. Churros, tomat, purustatud tomat, sai, oliiviõli, ham and cheese. See pidi olema siis nende tavaline kella 9 hommikusöök, we'll see. Nii kitsas ja pime tänav. Wow. Tulime, jalutasime täiesti kogemata ja ma olen tahtnud tulla siin Rooma teatrisse ja täiesti kogemata jalutasime siia. Aga ma ei tea, et see vist täna ei ole nagu... Ma ei tea, kas sinna saab alla ka minna, aga põhimõtteliselt peaks nii. Kui sa lähed seisad sinna ja teine läheb ja istub seal üleval ja sa räägid, siis on ülihästi kuulda sind. Veits ebaviisakas filmida teiste elamist, aga mulle siuksed väga meeldivad, kus sul on nagu aed, väikene enda sisehoov ja siis selle taga on nagu enda elamine. Üldse arhitektuur mega äge, aga igal matsil on oma mingid värviplaadid seinas ja siis see nagu ei lähe üldse kokku alati. Oma koeraparki tuua, kus on 5 puud. Seal on üks pall. Tegelikult ma ei tea, äkki see on mingi kooliga seotud, mingi koolipark, kus lapsed saavad olla. Muru ei ole mingi. Aga praegult näeb küll välja nagu koerapark. Too oma üks koer siia park. See ongi koerapark. Kui kurb nagu.
me oma esimesse Mercadonasse, nagu siis Eesti Prisma. Lähme vaatame, meil on vaja lõunaõhtusööki ja hommikusööki. Need on mega ägedad. Nii suur paprika. Mega super ukulele, tõesti. See on juba midagi. Ilma ääreta valge sai. Oida, kas see on nagu mingi magus ka või nagu mingisugust natuke teistmoodi? On kõik meie asjad, me peame kõikide nende asjadega veel koju ka saama. Lapsevanker on paksult asju täis. Vot, see on midagi, mida ma igatsen Eesti puhul. Eestis me tellisime Barbarost toidu koju. Ei pidanud midagi ise vedama. Ja siin on nii mägine ka. Aga noh, ise oli meil olid. Me oleksime võinud vabalt ka lähemale poodi tulla või takso võtta. Või rohkem seljakotte asju kaasa võtta, aga või vähem asju osta. Kah variant on ju. Aga näed, ei, tuleb ikka keeruliseks elada oma elu. Oh. Ja hommikud sõidame. Nii äge, me tulime just bussi pealt maha ja lapsega on tõeliselt vahva siin seigelda. Crazy work.